Võib loota, et sinu etteastes on ka kerge helge noot sees või? Aga jätame selle vastuse nüüd siia. Aitäh. Kõigepealt aitäh korraldajale kutsumast ja andma seda võimalust ka kultuurist rääkida selles suures meedia kontekstis, et ma tõesti päris otsesõnu praegu seda andmete teemat ei jätka. Ma arvan, et need on sellised universaalsed küsimused ja kõik, kes ka ajakirjanduses või meedias puutuvad kultuuri teemadega kokku, nad resoneerivad ka nende laiemate küsimustega samamoodi kaasa. Aga mulle on siis antud siin võimalus selle kultuuri mõiste ja selle termini ümber natukene jutustada ja ma astun teie ette ka praegu ikkagi kui selline praktik inimene, kes siis on igapäevaselt aktiivselt selles kultuurimeedia situatsioonis ja teeb selles vallas tööd. Nii et ma ei astu teie ette meedia uurija või meediateadlasena ja ma saan teile tegelikult jagada ainult selliseid isiklikke tähelepanekuid, teatud selliseid omaenda kogemusest lähtuvaid üldistusi ja natukene ka statistikat ja andmeid ka, mis mul õnnestus kokku koguda seda teemat ja etteastet ette valmistades. Aga see jutt saab olema võib-olla teatud sellistel motiividel ja seda andmeteemat ma siis ka lõpus veidi puudutan, et lihtsalt tuua teatud liine siin välja. Nüüd vaatame, kuidas see lugu meil siis siin hakkab. Kõigepealt, kui me räägime üldse kultuurist, et siis tõepoolest Eesti riik on sellises huvitavas situatsioonis, et meil on selline konstitutsiooni vaim või juba konstitutsiooni poolt nagu ette antud teatud selline imperatiiv, et see keel, kultuur ja rahvus on meile väga kallid asjad, väga olulised asjad. Ja on kirjutatud palju artikleid, arutatud selle üle, et mida tähendab see konstitutsiooni vaim, mida see keel, rahvus ja kultuur siin täpselt tähendavad, mis sellest järeldub erinevatel elutasanditel ja mis võiks ka sellest järelduda siis näiteks ajakirjandusele ja laiemalt meediale. Need on sellised põnevad poolfilosoofilised debatid, ka Tallinna Ülikooli õppejõud, professorid on nendes aktiivselt osalenud, et siin jääb päris palju sellist tõlgendamise ja interpretatsiooni ruumi. Nüüd, kui linnulennult mõelda Eesti ajakirjandusele, Eesti ajakirjanduse ajaloole, siis mulle tundub, et me võiks väita midagi sellist, et see Eesti ajakirjanduse vähemalt sellises varasemas ajaloolises kihistuses on see Eesti ajakirjandus ühtlasi alati olnud ka kultuuriajakirjandus. Et lisaks sellistele uudis- ja infotekstidele on ju see ajakirjandus tegelikult alanud just nimelt selliste ka kultuuritekstide avaldamisest. Luuletused, jutud, näitemängud, päris paljud ka Eesti kirjanduse kultuuri tüvitekstid ju tegelikult pärinevad just kusagilt ajalehe sabadest ja ajalehe veergudelt. Näiteid on palju, näiteks Eduard Vilde Mahtra sõda või üks Neid tekste on mitmeid. Nii et võiks öelda, et see meie ajakirjandus nagu oma mingisuguselt varaselt kihistuselt on selle kultuuri elemendiga tihedalt läbi põimunud ja tal oli ka selgelt kas siis rohkem või vähem artikuleeritud, deklareeritud missioon, et ikkagi seda Eesti rahva ja kultuuri asja ka juba ajada, et töötada mingisuguse sellise rahvusliku eneseteadvuse ja refleksiooni teenistuses ka. Nüüd, selles mõttes on huvitav, et kui me vaatame seda meie ajakirjanduse nagu lugu alates 90ndate algusest pärast nõukogudeaegse selle okupatsiooni aja lõppu ja loeme näiteks Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksit, siis me näeme, et see eetikakoodeks ka annab nagu teatud sellise sisulise suunitluse, et mis on ajakirjanduse oluline, mis on ajakirjaniku sellised põhiliinid ja seda me just ka siin eelnevatel, eriti Martin Šmutovi ettekandes ka nägime, et ajakirjaniku selline põhiline orientatsioon on ikkagi võimukriitika ja ennekõike siis just poliitilise majandusliku võimukriitika ja selle võimu teostamise selline kriitiline jälgimine. Ja Eesti ajakirjandus on olnud selles väga hea ja selles mõttes on see justkui nagu üks selline edulugu, aga millele ma tahan tähelepanu juhtida on see, et selles ajakirjanduse eetikakoodeksis ei ole seda kultuurisõna või et see mingisugune kultuuritegevus sinna peaks juurde kuuluma, et see ei ole kuidagi imperatiivne või see ei pea seal tingimata olema. Et siin on meil selline huvitav kontrast ka sellise varasema ajakirjandusliku
kihistu selle modernse või kaasaegse Eesti ajakirjanduse sellise mainstream paatose vahel või hoiaku vahel. Ja kui selle olukorra üle mõelda natukene, siis ma visandan teile ilma selleks suurt uurimistööd tegemata lihtsalt natuke sellisest isiklikust kogemusest, tervest mõistusest lähtuvalt võib-olla mingi väikese sellise genealoogia, et kuidas kuidas kultuur siis selles ajakirjandusväljas nagu asetseb selles uues või taastatud Eesti riigis. Et tõesti, et pärast nõukaaja lõppu me näeme, et sellises ajakirjanduslikus eetoses on radikaalne pööre avaliku võimu kriitikale ja ühiskondliku valvekoera roll saab olema siis selline keskne funktsioon. Ja tõepoolest siin avanes täiesti uus tööväli, täiesti uus võimaluste ring, kui võrrelda seda selle okupatsiooniaegse ajakirjandusega. Siin tekib ka täiesti uus selline ajakirjanike põlvkond, paljud satuvad keset seda ajakirjandustööd juba väljapool sellist standardset ülikooliharidust või akadeemilist haridust, et see läheb kõik nii kiiresti ja suure raginaga käima. Ja me võime öelda ilmselt ka seda, et kui sellel iseseisvumisjärgsel kümnendil tekib see uus selline ajakirjanduslik eetos, et ka tegelikult kultuur saab siin päris olulise suure tähelepanu osaliseks, sest ka see kultuurielu oli korraga uus ja huvitav. Kokkupuuted vaba maailma mõtte kultuurivooludega andis ka sellele Eesti kultuurielule hetkeks sellise päris suure kiirenduse, dünaamika ja tegelikult ka ajakirjandus pühendas sellele päris palju ruumi, et need ajakirjanikud, kellel on kogemust rohkem või lugejad, kes mäletavad veel seda aega, et siis ka nendes päevalehtedes ja igapäevastes väljaannetes olid ju päris prisked kultuuriküljed, ilmus ka päris sellist põhjalikku esseistikat ja kultuurikriitikat, laiemalt kunstide kriitikat, teatri, kirjandus, filmikriitika ja nii edasi. Et see oli ka kõik nagu uus ja huvitav ja osa sellest suurest kohtumisest siis selle uue vaba maailmaga. Aga ma julgeks väita, et kusagil nullindatel see esimene hoog nagu kuidagi raugeb ja see kultuuri selline tunnetuslik maht ja osakaal hakkab tasapisi nagu vähenema ja võib-olla hakkab ka kaotama sellist ühiskondlikku tähtsust ja asemele tekib siis kultuurist arusaam kui millestki sellisest ajaviitelisemast ja see kuulub võib-olla rohkem meie sellise elustiili juurde. Ja loomulikult on üks põhjus siin ka aineline, et tuli välja, et see kultuur võib-olla ei taga ka sellist head kommertsedu, et see tuli välja, et see ei ole nagu tingimata see argument, millega siis meedia saab oma majapidamist üleval pidada, et kultuuri asemel tuleb teha mingisugust teist laadi meediat või teist laadi ajakirjandust, et see tooks ka siis mingisuguse sellise et see tooks ka kuidagi tagasi ja võimaldaks ka sellist head majandusmudelit ülal pidada. Nii et see kultuur hakkab jääma siia kuhugi natukene teatud sellisesse niši. Ma veel toon teile võrdluseks, ma vaatasin neid ajakirjanduseetika koodeksid ka, see ei ole üldse tavapärane, et ajakirjanduseetika koodeks mingisuguse sisulise orientiiri ajakirjanikele annab. On päris palju koodeksite variante erinevates riikides, mis on tõesti ainult üldised ja seal ei ole mingisugust sellist sisulist momenti, aga näiteks kui lätlasi vaadata, et siis Läti ajakirjanikele antakse küll väga selge suunis, et Läti ajakirjanik austades teiste rahvaste rahvuslikke väärtuseid peaks kõrgelt väärtustama ka siis Läti ajalugu, kultuuri, rahvuslikke sümboleid, iseseisvust ja vabadust. Et see on selles eetikakoodeksi seal lõpus, selline soovitus, et oma töös võiks ka neid dimensioone silmas pidada. Kui me vaatame seda meie ajakirjanduse sellist mainstreami, siis mulle tundub, et see ei ole võib-olla väga esinduslik, aga siiski milleski ta kõneleb, kui me võtame neid Delfi Meedia mõjukate edetabelid viimastest aastatest, siis mida panevadki ju kokku ajakirjanikud sellises laiendatud koosseisus, siis me näeme seal, et see kultuuriga seotud inimeste esindatus on äärmiselt väike. Ma tegin siin sellist väikest põlve otsa statistikat. Kas ühe käe sõrmedel või võtad teise käe sõrme, 1-2 sõrme lisaks ja sa saad 100 aasta mõjukas siis nii palju inimesi, kes on kuidagi ühel või teisel viisil
kultuuriga seotud, nii et võiks öelda, et need ajakirjanikud, inimesed, kes igapäevaselt sellel väljal on, nad tegelikult nagu kultuuri vastu väga suurt huvi ei tunne või kultuuri vähemalt nagu väga mõjukaks ei pea. Ta on meil siin olemas, deklareeritud olulise väärtusena, aga see ajakirjanduslik praktika ja ajakirjanduslik või meedia ka peegeldus või see, kuidas ta konstrueerib seda avalikku elu, et see kultuur nagu sinna sellises keskliinis või pealiinis tingimata alati ei kuulu. Et see põhiorientiir on nii-öelda kusagil mujal. Nii et me saame rääkida sellest kultuurimeediast siis nagu peavoolumeedia kas kõrval või mingisuguses nišis. Ja siin nüüd tulebki mängu Eesti Rahvusringhääling, millel on siin üks hästi keskne roll kogu selle kultuuri, ajakirjanduse, kultuurimeedia edendamisel. See on talle ka seadusest antud üks ülesanne Eesti keelt ja kultuuri edendada. Ja ma tooksin siin veel välja sihtasutus Kultuurileht väljaanded, millel on ka selline riigipoolne toetus, ta peab seal ka mingisugust oma tulu teenima, aga tegelikult see Kultuurilehe ökosüsteem on päris suur. Erinevaid väljaandeid on seal palju, ilmselt kõige tuntum Sirp, mis on siis veebis ka ilma igasuguse maksumüürita kättesaadav, siin Müürileht, aga siis Vikerkaar, Akadeemia, Looming ja nii edasi. Kui me vaatame need erameedia väljaandeid, siis Postimehes küll on kultuuritoimetus, aga ilmselt ta on olnud ka sellel kultuuritoimetusel Postimehes aegu, kus ta on olnud mehitatud natuke suurema arvu ajakirjanikega, kui ta praegu on ja Päevalehes kadus ju kultuuritoimetus üldse ära. Nüüd on mingisugune Delfi kultuur, aga mul ei ole päris selge, et kas seal taga on ka mingisugune toimetus, kes seda kultuuri seal edendab või on ta siis nii-öelda toimetuste ülene, et kõik panustavad sinna mingil kujul. Nii et see kultuuri asend, selline tunnetuslik asend on kusagil siin natuke nagu kusagil külje peal või serva peal või pisut nišis, aga ta on selgelt muidugi olemas. Ja nagu öeldud, Ringhäälingul on siin ka, Rahvusringhäälingul on siin ka oluline roll ja tal on ka pikk traditsioon tegelikult kultuurisaadete tegemisel. Et natukene saada siia ka numbrid ja statistikat, et siis ma tooksin veel korra siia nüüd Marju Lauristini veetud Eestlane loeb 2025 lugemisuuringu. Avalikkuses ei olnud sellest nii palju juttu, aga tegelikult on seal ka väikene selline statistika ju kultuurisaadete vaadatavusest. Lauristin ka kusagil Klassikaraadio saates, ma kuulsin sellest natukene rääkis, aga ilmselt nendes suurtes ettekannetes sellest nii palju juttu ei tulnud. Et vaatame korra seda ka. Kõigepealt muide see valim sellel uuringul oli päris hea, 1196 inimest, ligi 1200 inimest, need igapäevased telemõõdikud, mis meil on ja mille järgi me mõõdame siis seda, et palju meid vaadatakse, minu arust see valim on oluliselt väiksem, nii et see representatiivsus selles Lauristini uuringus võiks selles mõttes olla parem kui 15–79 eluaastat, nii et kõikides vanusegruppides. Ja sealt on siis üks väikene osa, mis pühendatud just Eesti Rahvusringhäälingu kultuurisaadete vaadatavusele. Siin on nii televisioon kui raadio siis kokku võetud. Ja pean ütlema, et mina kartsin tegelikult, et need numbrid tulevad väiksemad. Et neid numbrid nähes oli mul täitsa hea meel, et siin täiesti on olemas auditoorium ja vaatajad, saated Eesti ajaloost mineviku kultuuritegelastest siin pidevaid vaatajaid 29%, mõnikord 54%, ma ei tea, kui hästi te näete neid numbrid, aga telesaated tuntud kultuuriinimestega, Plektrum on siin, mul oli ka Plektrumi üle tegelikult täitsa hea meel, et on ETV2 saade, suudab täiesti siin Opiga, mis on põhikanali saade, ka konkureerida, aga kohe on ka juures raadiovestlused kirjandusministri juures ja nii mitmedki teised saated siin veel. Me näeme, et see auditoorium tegelikult eksisteerib ja selle Lauristini uuringu järgi, kui nii-öelda võtta enam-vähem, Lauristin toob seal välja, et umbes 120 000 inimest vist on need sellised pidevad lugejad, raamatute lugejad, et see võiks olla korreleeruda ka nende inimestega, keda võiks see kultuurimeedia, kultuuriajakirjandus nagu igapäevaselt huvitada. Nii et mingisugune huvi ühiskonnas kultuuri vastu on täitsa olemas.
Mis tuleb veel välja, et see auditoorium on siis peamiselt vanemaealine ja kõrgharidusega naisterahvas. See uuring artikuleerib selle, mida tegelikult televisioonis ja raadios on ammu teatud, et see on ju laiemalt televisiooni auditoorium on selline vanemaealine ja pigem naisterahvas, aga nüüd tuleb see siin ka väga selgelt välja. Kas see on probleem? Nii ja naa. Minu arust on siiski väga hea, et on olemas üks selline päris suur sihtrühm, kes on aktiivselt kultuurist huvitatud ja minu enda kogemus ütleb seda, et nende inimeste seas on ka palju kasvatajaid ja õpetajaid. Ma olen käinud ise palju koolides, ma tean, et need õpetajad paluvad ka telesaated vaadata, analüüsida, kultuurisaated vaadata, analüüsida, viivad seda teadmist ikkagi ka noorematele edasi. Et isegi kui need nooremad ei jää neid kohe kõiki vaatama pidevalt, siis siiski mingil kujul see teadmine sellest kultuuri kohalolekust ja kultuuri olemasolust meediaruumis tänu sellele vaatajaskonnale ka tekib ja nad ka ise viivad seda edasi. Üks põhiline argument siis tulebki kultuuri juures see, et vaata, et teil ikkagi vähe. Auditoorium on väike, sellega eriti midagi teha ei ole ja olgu peate seal kuidagi nendes avalike vahenditega seda kultuuri siis üleval pidama. Aga tegelikult on sellel kultuurimeedial siiski päris hea ka mingisugune sümboolne kapital või sümboolne mõjukus, mis võib ka olla tegelikult suurem, kui need vaatajanumbrid alati näitavad. Ma toon teile ühe võrdluse. Ma ei ole teinud AI-ga muide neid slaide, nii et need vead on kõik siin täiesti käsitsi. Sternstunde, seal on üks N-täht puudu. Kunagi, kui plektrumi formaati sai ka arendatud ja loodud, et siis ma püüdsin endale mingit ülevaadet luua, et millised on üldse need kultuurisaate ja vestlussaate formaadid, mida erinevates Euroopa riikide televisioonides tehakse. Šveitsis on ka üks selline hästi minimalistlik vestlusprogramm Sternstunde der Kultur või Sternstunde der Philosophie. Ja kui seal vaadata seda auditooriumit, siis saksakeelne auditoorium seal Šveitsi saksakeelses osas umbes 5 miljonit inimest, natukene rohkem, aga vaatajaid otse-eetris 30–40 000 inimest. Tegelikult proportsiooni mõttes oluliselt vähem kui meil siin Eestis kultuurisaadete vaatajaid. Millega nad oma auditooriumi muidugi saavad, neil on saksa keel ja see potentsiaalne saksakeelne vaatajaskond on muidugi palju suurem, nii et YouTube'is ja järelvaatamiskeskkondades saavad nad siis korraliku vaatajaskonnat. Eesti keelel seda privileegi ei ole, et paisata neid saateid kuhugi teiste riikide või laiemale mingisugusele keelekogukonnale, et eesti keele rääkijaid lihtsalt nii palju ei ole. Aga kogemus ütleb ka seda, et need kultuurisaated, mida me teeme raadios või televisioonis, nad tõesti moodustavad ühe sellise ökosüsteemiga laiemalt selle kultuuriväljaga, et see raamatute näide on väga hea, et kui neid raamatuid ilmub praegu mustmiljon, et siis siiski mingisugune tutvustav, reflekteeriv, mõtestav või ka orienteeriv element nendest kultuurisaadetest lähtub ja see võimaldab siis ka inimestel sellel kultuurivallal orienteeruda ja valida näiteks endale välja raamat nädalavahetuseks. Nüüd veel, et kui ma tulen nende kui tulla kultuuriperioodika juurde, siis ma tahan viidata veel siin Indrek Ibruse ja akadeemik Marek Tamme novembrikuisele Müürilehe artiklile Kuidas muuta kultuuriajakirjandus taas mõjukaks, kus siis nende mure oli see, et just nimelt neid sihtasutus Kultuurileht väljaandeid, neil võiks olla parem lugejaskond, suurem auditoorium, kui neil täna on. Et isegi Sirp, mis on küll täiesti lahtise ligipääsuga, kui te vaatate, kui palju neid artikleid seal on loetud, siis te saate seal võib-olla juba paarsada lugejat väga hea, 1000 väga-väga hea, 2000 ja nii edasi väga-väga-väga hea ja kuhugi sinna nad lõppevad. Hoolimata sellest, et tegelikult seal võib ilmuda väga häid tekste, huvitavaid tekste, mis ka edendavad seda ühiskondlikku debatti, ühiskondlikku diskussiooni, mitte ainult kitsalt sellistes kaunite kunstide mõttes, vaid ka laiemalt. Ja nende mure on siis selles, et selle kultuuriperioodika mõjukus ja lugejaskond tõesti nagu on kahanemas või taandumas. Et siin on asi siis selles, et nad on
need värsked kultuuriväljaannete numbrid on enamasti ligipääsetavad veebis, üldjuhul ainult tellijatele, on selline tellijatele üles ehitatud mudel, erandiks siis Sirp ja veel mõned väljaanded seal, ja teevad siis ettepaneku, et kas esiteks peaks ikkagi avama kõik need ajakirjad kohe lugejatele ja tegema nad selles mõttes nagu tasuta kõik ligipääsetavaks. Siin ma esitaksin lihtsalt küsimuse, et on selge, et seal tekib kohe küsimus, et kes siis maksab selle eest, aga kui vaadata neid summasid, mis seal praegu kuluvad, siis nad ei ole väga, väga suured, et võimalik, et see kasu, mis me sellest saaksime, et see eestikeelne kultuuritekst ja kultuuriajakirjanduse tekst leviks natukene laiemalt ja oleks ka nooremal lugejaskonnal sellele lihtsam ligi pääseda, on suurem kui see, et me hoiame seal kokku, ma ei tea, 200 000 eurot ja saame siis tellijatelt mingisuguse oma tulu ka. Et see on see küsimus, minu arust selle üle võiks arutada ja debateerida. Ja teiseks siis tegid nad veel seal ettepaneku, et Sihtasutus Kultuurileht ja Eesti Rahvusringhääling peaks nagu panema siin natuke leivad ühte kappi ja looma siis mingisuguse ühtse platvormi, kus siis näiteks need kultuuriperioodika olulisemad artiklid saaksid siis läbi sellise Rahvusringhäälingu portaali mingisuguse võimenduse ja oleksid ka suuremale hulgale inimestele nagu ligipääsetavad. Ka praegu on see praktika mingil kujul olemas, aga ta on väga juhuslik, sporaadiline, et see võiks olla paremini kureeritud, modereeritud ja toimetatud. Ma ei ole kuulnud, et see ettepanek oleks kellelgi mingisugust sellist järgnevat diskussiooni ärgitanud, aga võimalik, et kui ma seda siin praegu uuesti välja toon, et selline diskussioonipunkt, et selle üle võiks ka arutleda. Nüüd lõpetuseks, kui veel küsida, et miks seda kultuuri siis meile siin üldse vaja on, sest on tõesti väga palju selliseid akuutseid olulisi küsimusi, mis lähtuvad siin meie igapäevaelu arendustest ja arengutest, siis ma määratleksin või tooksin siin välja võib-olla 3 dimensiooni, nad kõik tegelikult on nagu üks fenomen. Et kõigepealt see riikliku ja rahvusliku identiteedi küsimus ja kohe siia juurde ka see julgeoleku mõõde. Me näeme Ukrainas, okupatsioon tuleb, esimene asi, mis välja vahetatakse, on tegelikult raamatud, õpikud, mälu, keel. Et see on õhk, mida me hingame ja selles mõttes see peab olema aktiivselt ka reflekteeritud, aktiivselt selles avalikus mingisuguses arutelus, diskursuses sees, sest selle vastu tegelikult tuntakse huvi. Ja lisaks ka selline psühholoogiline mõõde, selline vaimse tervise mõõde, mida võiksin rõhutada, mis läheb kokku võib-olla eksistentsiaalse dimensiooniga, et kultuuritekstid tegelevad ikkagi ka selliste eksistentsiaalsete üldinimlike küsimustega ja need on midagi, mis on meile nagu ka vaimselt olulised. Ta pakub neid ventiile, pakub neid võimalusi nagu mõtelda ja tunnetada elu natukene avaramalt ja mitmekesisemalt rohkemates registrites, kui võib-olla selline igapäevane majandus- ja poliitika diskursus seda võimaldab. Nii et kas see on nagu oluline mõõde, selline psühholoogiline mõõde, lisaks sellisele julgeoleku ja ka identiteedi mõõtmele. Neid mõõtmeid on veel, aga ma tooksin need siin praegu välja. Nii et lõpetuseks raamatuaasta on lõppenud, siin olid mitmed algatused seoses raamatuaastaga, aga neid ei tohiks praegu lõpetada. Me kõik teame, et meedias on inerts suur ja harjumusi tuleb pikalt kujundada, et tegelikult võiks nende algatustega, mis siin said selle raamatuaasta jooksul loodud, ka meedias edasi minna, need formaate, saateid tegelikult edasi arendada, mitte ära lõpetada. Kultuurisoovituseks Eesti raamat 500 lühiklipid Jupiteris, mille otsa ma täiesti juhuslikult koperdasin, pole neist kuulnud mitte midagi, aga nad on täitsa toredad ja infotihedad vaatamised. Aitäh! Aitäh! Nii. Jah, ole hea, võtta korraks istet, varsti saame nendel teemadel edasi arutleda neid küsimusi.